Võib-olla selline asi ka. Mul on, ma ei ole kunagi mõistnud nagu Tallinnat eriti nagu, või ma olen Tartu, ma ei ole aru saanud, aga siin on alati mingid fenomene, mida ma lihtsalt ei mõista. Ja minu arust on üks uus asi, mis on eriti Tallinnas, aga see on kahjuks ka mujal Eestis, aga ma arvan, et teie olete selles süüdi. Mis värk sellega on, et Eesti inimene ei taha enam elada korteris? Nüüd peab loft olema. Nagu te saate aru, et see maakler nagu keegi vaatas mingid vana lihakombinaat ja mingid peldikud, putsi siia küll elama ei mahu. Ja siis mingi teine vend oli, mina ei tea, teeme nariks äkki. Ja siis te oletegi kõik seal nagu. Ja Noblerist, see on merevaade, need on Tallinki laevad. Nagu, mis see maakler ütles sulle, et ei, on küll kitsas, aga madal. Need on mõlemad paha ju. Lähed korterit vaatama, ei ole ju nii suur kui lubad, nüüd vend on vittu, vaata kapi otsa. Ja siis iga hommik ärkadki oma magamistoas, mille kõrgus on 1,40 m, aga pole lugu, sest laenukoorma all ju küürus niikuinii ja pea veriseks lakke. Naine seob sulle sidet, kurat täpselt nagu Läänes meil siin. Ei, sorry, mul on lihtsalt võib-olla see on mingi isiklik asi Tallinna, kes ma räägin, ma olen Tartu poiss, ma olen nüüd 2 aastat nagu päriselt maal elanud ja ma siiralt ma ei mõista Tallinnal, nagu miks iga öö keegi karjub? Nagu ükskõik mis rajoonis, ma olen iga öö keegi karjub appi lihtsalt. Ja nagu sangar, nagu ma olen jooksen aknale ja mis mind kõige rohkem häirib, mitte see, et keegi karjub, vaid türa see, et ma olen ainukene, kes akna peal on. Ülejäänud sotsiopaadid keerata külge saabki parkida. Eks mis ma teile öelda tahan on see, et meil on ka linnasid, kus ei pea järvevett jooma, nagu tulge meil alati mingi 3 päeva Tallinnas, oled tahaks lõunas, see janu on. Jah, super, sellel lool ka suuremat moraali ei ole, kui see, et Tallinn on sita auk. Aga ei, ära hakka. Sest sa tead, kui palju inimesi siin ruumis on, kes on mingi 60 aastat võlgu, et Noblessneris olla vittu üks maja ehitati minu ja mere vahele.